Neil annab hoopis siitpoolt ka kisand. Värav ette peaga ja lüüakse ära ja Elva viimastel minutitel 2-2 viik. Kummagi võistkonna käes jällegi väga pikalt ja Hunt üritas sisse murda, aga nüüd on Männist ja saab kaugelt lüüa ja seis on 4-5. Trükitakse siin seljas, jäädakse murul lebama, ka tuleb peale löök ja see lendab 5. korda väravasse. Elva matab Tammeka lõplikult, ei saa sealt tartlased karistuslööki, Anne-Gret Kala sai päris korraliku laksu ja Elva saab veel viimast korda tähistada ilmselt senise kohtumise vältel. Karistusalas seal korralik möll ja mürgel käib, aga Elvalt taaskord ohtlikum võimalus ja vaatame, kas siit jätkuolukorrast tuleb peale löök. Pall lendab päris ohtlikult ja Elva saab teise värava kätte. Kauglöögist 24. minutil skoori tehakse ja muudetakse Tammeka elu ühes sellega väga palju raskemaks. Tammeka 0, Elva 2 ja see on ikkagi korralik Elva pidu hetkel, mis siin viimase 7+ minutiga lahti on läinud. Siin isegi teise poole alguses natukese passiivsemalt võeti ja nüüd tuleb väga hea sööt Sunts. Kas lööb peale ja nüüd ka 3, issand jumal 3. Samal ajal võtmas ette, kas pääseb ise peale löögile, pääseb peale löögile 4-0. FC Elva otsustab selle mängu, julgen öelda lõplikult ära juba 69. minutil, kui Kärt Ütsi nopib palli, teeb kliiniliselt seal kena konksu ja seejärel realiseerib hästi.